tere, Maia! tere! Ja teate, kallikesed, nii nagu alati, me oleme Maiaga peaaegu 45 minutit juba vestelnud ja siis ma ütlesin, Maia, et tead, nii palju informatsiooni on juba läinud õhku, et me peame panema selle salvestama. Ja Maia on nii huvitav külaline minu jaoks ja noh, ma olen juba ikka rohkem nüüd tuttav juba sinuga kui lihtsalt meili teel vestlemisest. Ja te näete ka Maia taga on siis, nime taga on siis kirjutatud ka taroakadeemia.ee. See on see asi, kuidas mina Maiaga tuttavaks sain, on ju Maia nii? Et Jah, kuidas sina oled selle Taroakadeemiaga seotud? no mina teengi põhimõtteliselt kõike seal, mida vaja teha on, et olen nagu assisteeriv, et teen ka tooteid, et aitan neid tooteid ellu äratada, maailma tuua, et tegelikult see jah, nagu kirjastus on see Taro Akadeemia, et ta annab välja igasuguseid taroga seotud tooteid, Mm. et, et aidata inimestel siis tarodega alustada, neid noh, õppida, tunnetada, et see protsess oleks võimalikult nagu lävend oleks võimalikult madal, et see ei ole niimoodi, et oh my god, mingi 1000-leheline raamat ja mingid arusaamatute piltidega kaardid, et need kaardid on kõik nende märksõnadega, et ühesõnaga, et oleks võimalikult lihtne nagu, et minu missioon nagu ongi aidata, et see taro õpe jõuaks võimalikult paljude inimesteni, kes vähegi tunnevad, et neil on huvi nagu. jah. Ja ma näitan siin ka ühte kaarti. Teate, kui mina läksin Apollo poodi, siis ma ei mäletagi, kuidas ma nägin, et see oli see, et see oli selline asi. No vaata siin selle kaane tagapoolel oli väga ilusti näha nagu need asjad, et kuidas see kaart on kujutatud. Et tavaliselt vaata ju ei saa neid pakke lahti ju teha, onju, aga sul oli väga hästi siia siis organiseeritud see ja minu esimesed tarokaardid, ehk siis kes nüüd teab rohkem, siis see teab rohkem, et ma kunagi enne numeroloogiasse tulekut siis ladusin tarokaarte, see läks mul väga-väga hästi. Ja siis üks šamaan ütles, et ma ei tohi enne 50-ndat seda täies mahus teha, siis ma mõtlesin, et okei, nii hullult tahaksin kuskil maailmas olla. Võtsin astroloogia ja siis nüüd ma olen numeroloogias ja siis ma sattusin Apollosse ja siis ma vaatan, mis asja, kellelgi on sellised kaardid välja tehtud, et ostsin endale siis nii selle paki, mis see pakk on ju, ja siis see taro rahakaardid. Nii nagu ma ütlesin sulle ka, Maia, et ma hoian neid, näpin neid kogu aeg hoian ja ma tean, et nad varsti väga aktiviseeruvad mu käes. Ja minu esimesed tarokaardid siis olid sellised, mul oli pastakaga igale poole spikreid kirjutatud, et teie ka, kes te nüüd tarokaartidega toimetate seal igapäevaselt, siis kuidas teie algus on alanud, et kas ka väiksed spikrid vaatasite võib-olla raamatusse kogu aeg, et minu meelest on Maia niimoodi, et kui ma ostsin selle, siis seal oli selline nagu QR-kood, et sai ka kooli või mingi kursus oli sellega seotud, eks? ja siin on tegelikult üks kaart veel eraldi sees, kus ma ei tea, kas mul siin pakis üldse on, ma vist olen välja selle võtnud, Oli et jah. jah, et eraldi sihuke, et sa saad alla laadida siukse raamatukese, Mhm. et kus on veel rohkem selgitusi ja see on sihuke hästi hea lihtne kasutada, et need on linkidega, et näiteks, et noh, ongi terve see kõik kaarte nimetused on ja see tuleb näiteks mingi noh, ma ei tea, tuleb mingi kaart on ju ja siis sa klikid sinna peale, sa oled kohe nagu sellel lehel, et sa ei pea mingi lappama ega midagi ja siis on nagu nupp tagasi, siis oled jälle alguse lehel, et sa saad hästi kiiresti niimoodi nagu Mhm. nende kaarte vahel käia ja aru, et mis need Mhm. tähendavad. Kui palju sa ise tarokaartidega muidu seotud oled, et ma saan aru, et sina oled pigem Taro Akadeemia seal tausta poole peal, sa aitad kõik ja need asjad teha, aga just. kas sul endal ka isiklikult mingi teatud huvi nende suhtes on? Ja no ma endale, noh, ise nagu iseenda jaoks teen küll vahel. Siis, kui ma tunnen, et on õige hetk ja oleks vaja nagu nõu küsida ja seda energiat nagu kombata. Et aga noh, teistele ma niimoodi ei ole otseselt nagu teinud. Sa vaatad siis sellest pakist või sa vaatad sellest pakist või on sul üldse mingi oma tarokaardipakk? Sellest pakist ma vaatan siis, kui mul on finantsteemaline, kuna ta on niisugune finantsteemaline, ma tahaks nagu teada, et kuidas nagu, mis sõnumid nagu finantside kontekstis on, siis ma teen küll seda pakki. Mhm. Aga kui on lihtsalt üldine nagu sihuke energia, et kuidagi sihuke mingi konkreetsem võib-olla küsimus, et siis ma teen seda tavalist, noh jah, seda õppetaru. Mhm. No natuke mõtlesin, et ma näitan siia seda tausta ka.
nii palju, kui te saate, siis teie, kes te kuskilt telekast või telefonist vaatate, siis pange lihtsalt pausile praegu video, saate vaadata. see on see tagataust. ja mina ostsin Apollost, aga nüüd, kui me sinuga siin rääkisime, natuke vestlesime meili teel, siis sa ütlesid, et tegelikult teil on ju lausa komplekt. on -hmm. ju? mis komplekt see ja, oli, et kaks kaardipakki ja mis seal veel juurde tuleb? ja sihuke taro kalender, märkmik, et see kalender on natuke võib-olla eksitav sõna esialgu, sellepärast et siin noh, nagu võiks arvata, et on kuupäevi täis, aga tegelikult sa saad ise kuupäevad kirjutada. et ta on nagu selline aastane teekond, on ju, taro teekond, et siin on iga päeva kohta on sihuke, noh, kui sa päevakaarti võtad, eriti mugav alustajale, kirjutad päevakaardi nime, on ju, ja siis kuupäeva ja siis selle tunnetuse või selgituse, mis selle kaardi kohta tuli. ja siis siin on veel näita neid vahele. noorkuukanaldused, mis asjad? noorkuukanaldused, noorkuukanaldused, täiskuukanaldused, et iga kuu kohta, et saad neid teha ja siis näiteks rahaseisu lugemise kanaldus on, et noh, sihuke pikitud nagu siukseid taroteemalisi, kuidas nüüd öelda, asju, mõtteteri, õppeteri, et kaartide tähendused, sihuke noh, nagu lihtne, et see on nagu hea alustajale. väga vahva. Kust selline mõte üldse tuli, teha selline kalender? see oli kuidagi sellega seoses, et vaata, kui sa võtad päevakaarti, siis on hea panna nagu kirja, sest et noh, eriti hästi hakkab muster välja tulema, kui sa paned kirja, eriti kui sul tuleb mingi kaart korduvalt välja, noh näiteks jälle täna tuli, 2 päeva läks mööda, jälle tuleb see kaart ja siis saad kalendrist nagu vaadata, et mis sul on tulnud, mis mõtted sul on tulnud, noh, just tagasi peegeldada. ja kui sa oled terve aasta näiteks teinud, on ju, iga päev näiteks võtnud päevakaarti, sa oled ikka päris palju arenenud, siis sa vaatad, okei, ma olen päris palju arenenud, võib-olla muidu sa ei saagi aru. väga huvitav, väga põnev. Siis kui ma nüüd ei eksi, siis oli ju ka mingi väike soodustus sinna nüüd numbrite keelega seoses välja mõeldud sul. ja, et kodulehel saab minna, tähendab õigemini tegelikult see on niisugune special link, mille me paneme siia postituse alla. ja kui sa hakkad ostma sealt, siis seal on niisugune sooduskoodi kohake ja siis sinna paned numbrite keel suurte tähtedega ja siis sa saad hinnast alla. 89 on see soodushind, et tavahind on 104 midagi oli, et ja siis on veel tasuta transport on ka tegelikult hinna sees, et sinna siis kuulub 3 toodet, et see, mis sa näitasid, on need taro õppekaardid, rahatarokaardid ja siis see kalender märkmik. Need 3 asja on soodushinnaga siis kokku, et need on niisugune hea stardikomplekt, et kui sa oled mõelnud võiks tarodega alustada või sul on näiteks tavalised kaardid, aga sa lihtsalt kukud kogu aeg maha sealt rajalt, et teed ei saa aru ja oled mingi lost, et segaduses, et siis on see väga hea nii-öelda niisugune terviklik komplekt, mis aitab sul nii-öelda ree peale jälle. Väga võimas. Aitäh selle sooduskoodi eest ja minu meelest see oli päris hea summa, mis sealt tuli. Sa saatsid mulle pildi, vaata, et kui paned selle sooduka, ma võin praegu eksida, aga mingi peaaegu isegi 15 eurot oli see soodukas, et mega. Et kes on seda nüüd mõelnud või kes on soetanud, ma isegi mõtlesin, et ma tellin vist lausa komplekti, et ma kingin kasvõi need 2 pakki siis edasi, et mul on siin küll tarokaardi huvilised, aga ma tahaks seda kalendrit nüüd saada, et Apollos ei olnud komplekti müügis. jah, seda kalendrit ei ole jah kuskil mujal, et see on ainult seal kodulehel, et neid rahatarokaarte, õppetarokaarte, neid on Apollos müügil. ja tegelikult ma olen kunagi välja andnud ka suhtetarokaardid, aga neid on nüüd veits sihuke rariteetne, et neid on ainult 100 pakki olen ma teinud ja enamus tegelikult nendest on müüdud. et need on nüüd jah, et aga Apollo. Maia ei räägi mulle seda. on veel tegelikult mõned pakid saadaval, et kui. näita kaamerasse rohkem siia üles. Okay. et need on siuksed nagu noh ja nendega on kaasas ka see väikene raamatukene, kus on nagu rohkem kaarte selgitused. Siin kaardi enda peal nagu väga ei ole midagi. On lihtsalt nimetus. Kuule, pane mulle kohe üks kõrvale, ole hea. mul endal ei ole ühtegi pakki, ikka on Apollos, et sa saad Apollo lehelt tellida. Aha, okei. Kurimata. Ma viisin kõik nad sinna poodi, sest neid oli mingisugune mul vist ainult 30 pakki järel ja siis ma mõtlesin, et annan sinna nagu, et siis jõuab võib-olla rohkemate inimesteni, kes ei tea minu veebipoodi näiteks.
Nüüd on selline lugu, et teate, no ma ei saagi enne panna seda laadima siia üles Youtube'i, kui ma olen selle ära tellinud. appi majja, mis sa teed minuga praegu siin? Ja kusjuures nii ilusad pildid, nagu väga hea kvaliteediga kaardipakk. Nojah, et siin oligi mul see eesmärk, et ta oleks nagu sihuke suhetele võib-olla orienteeritud veits. Mhm. Et oleks sihuke nagu, no veits sihuke nagu armastuse ja selline, et ta annaks nagu seda edasi Mhm. nagu seda läbi siukse, tagurpidi, et läbi selle paari piltide nagu Väga huvitav, sellised huvitavad jah. väga-väga Jah, ilusad neid värvid. on hästi vähe, jah, neid on ainult 100 pakki üldse kunagi trükitud. Mul otseselt ei ole plaani neid juurde teha, et sihuke rariteetne toode. Huvitav, et siis, kui mina muidugi need ostsin, sellest on vist pool aastat tagasi, siis ma ei näinud, mulle kõik värvilised asjad meeldivad. Mm. et mul on selline slaavi veri sees, siis kõik sinna haraka värk. Jaa, aga nüüd vahelduseks veel mainin selle ära, et me vaatasime tegelikult sinu sünnikaardi ka enne seda, kui me panime veel salvestama ja mäletad, mis numbrid seal hästi mulle jäid kõlama, olid need number 8. et nagu see viitab ka sellele, sinu edukuse koodis on siis sinu edukuse kood on 85375. et 8 on esindatud, see tuleb su sünnipäevast, aga kaart ise ka sisaldas 8-id. ja see nüüd kõigile siis teadmiseks, see 8 on väga hea selline nagu karmaga seotud ja rahaga seotud, ehk siis sul oli veel selliseid võlunumbreid, sinu sees on ju 18-neid, mis iseenesest annavad juba selle, et sul on väga hea intuitsioon. sa justkui tead alateadlikult, mida peaks välja panema trükki, müüki, mis inimesi mõjutab, ehk sellega ju sa mõjutadki seda inimeste karmat. võib-olla sa ise selle peale pole tulnud, aga samamoodi on see nagu kõigiga seotud, sest näed, mina siin ostsin ja kogemata neid juba kasutasin, mille peale sina reageerisid, kirjutasid minule ja saatsid, tegelikult ma sain ju läbi uudiskirja, sest ma ju tellin teie uudiskirja. läbi selle -hmm. ma vaatan, et oh, mis asja, keegi jagab minu videot nii ilusti. ja noh, siis oligi nagu vau. et midagi pole juhuslikku, nii nagu ma ütlesin, et nüüd tuleb välja, et ma vajan sinu teenust arvatavasti, et aga mida sa teed siis üldse siis, nagu ma aru saan, et Taro Akadeemia on nagu üks osa, millega sa siin Mm oled -hmm. tegelenud, aga tegelikult sa teed ju veel midagi ja väga Äh, aktiivselt. ja, et põhiliselt tegelengi turundusega ja just ja ka kirjastamisega, et kui sul on nagu, tahad näiteks midagi välja anda, kaarte, raamatuid, et siis ma saan kas siis nõustada, onju, et kuidas seda täpsemalt teha, kuidas need protsessid käivad või siis noh, aitan ka võib-olla valmis teha, onju. Mhm. Et ühesõnaga jah, et kõik, mida sa tahad nagu kuidagi nii-öelda välja näidata endast või paisata või jagada maailmaga, et siis see on nagu selline teema, et mille kaudu sa noh, et kus me saaksime võib-olla aidata, võime Mhm. koostööd äkki teha. Mhm. jah. Kas sa saaksid näiteks ära mainida või tuua mingeid näiteid? ma saan aru, et sinu kliendid ongi sellised, et kes pöörduvad su juurde, sina teed justkui seda nagu telgitagust, aitad sellel inimesel justkui Mhm. nagu struktureerida. mäletad, sul oli ameti kolmnurgas ka see number 4, mis ma ütlesin, et sulle just see nagu väga hästi sobib. kõik see, mis on vaja puust ja punaseks teha ja see, et aitad just sellistel inimestel nagu mina, väga loominguline on ju, tahan ainult rääkida ja struktuur puudub, jah, et siis just see on sinu see tugevus. et nagu kokku panna see kontseptsioon, et kuidas üldse üles ehitada võib-olla seda süsteemi ja sellised automatiseeringud võib-olla, et ega mul on selles Saro Akadeemias ka, et on üles ehitatud ikkagi automatsioonid, et võimalikult vähe oleks sellist nagu käsitööd kogu aeg, et oleks ikkagi selline terviklik toimiv süsteem, nii palju kui võimalik on, aga noh, see ongi, selleks on vaja nagu läbi mõelda need protsessid ennem ette, et mis üldse toimuma hakkab, miks üldse toimuma hakkab, onju. Mhm. et ja siis nagu see üles ehitada. jah, et see on ka minu teema. Kas sa teed selles suhtes ka täitsa ettevõtetele valmis mingi süsteemi ja õpetad, koolitad inimesed siis välja ja nemad hakkavad lihtsalt seda süsteemi ise pärast hiljem kasutama? Ja saame ka niimoodi teha, et noh, olenevalt, mis vajadus on, et kes Mhm. tunneb, et ta tahab ise teha, kes võib-olla tunneb, et ta ise ei taha teha, et noh, inimesed on erinevad, et jah, saan Kas, teha küll. kas sa saaksid kohe täiesti konkreetsed näited tuua nüüd mulle, sellisele blondile naisele näiteks, mis asi on see, mida sa teed, mida sa aitad teha? Noh, ongi, et kui sa tuled minu juurde, onju, näiteks ja sa tahad oma, ütleme, sa teed neid kanaldusi, onju, ja sa tahad rohkem siis jõuda nagu rohkemate inimesteni, siis me saamegi kokku panna, et mis on see, mis on sinu pakkumine, eks ole, millega sa eristud. Siis
saan teha veebilehe, on ju, et on olemas täiesti sellised süsteemid, kus on sinna samasse keskkonda saab teha veebilehe, igasugused maandumislehed, sa pead hakkama tõenäoliselt kontaktilisti korjama, eks ole, kellega suhtled, kes tulevad nüüd sinu maailma, on ju. Siis võib-olla sa tahad teha koolitusi veel juurde, on ju, et mis automaatselt, et inimesed ostavad su lehelt ja siis saavad sinna minna ja osaleda seal, on ju. Et kõik see tegelikult nagu automaatsed kirjad, et näiteks keegi registreerib sinu uudiskirjalisti, et mis siis juhtub temaga, on ju, et mis info ta sinult saab. Et kõikide nende asjade nagu läbimõtlemine, ülespanek, tegemine, jah. Mingite aegade book imine näiteks, et on olemas ka sellised kalendrid, sa saad automaatselt sinna sisse panna, et inimesed saavad siis kohe sinna samasse süsteemi tegelikult nagu book ida seda asja, et sihuke tervik äri loomine sisuliselt on ju, et võimendada ja kiirendada kõiki neid protsesse nagu. Okei. Mulle väga meeldib see, et sa ütlesid, et saab automatiseerida, et just see, et Ja. kogu aeg olema telefon näpus või kogu aeg arvutis, sina lihtsalt nagu taustas siis taustana vaatad, et kõik asjad toimiksid. Kas sul on siis ka sinu teenustel on hinnad, nagu ma aru saan, ja nendega saab tutvuda kuskil koduleheküljel või lihtsalt see, et sa võtad igat inimest, kes sinu teenusest on huvitatud, võtad personaalselt ja siis sa vaatad seda kompleksi? Ja, et igaüks on ikkagi erinev ja tema vajadused on erinevad vastavalt sellele, nagu see tööaeg ka ju varieerub. Ja, et kui on huvi, et siis võib otseühendust võtta. Okei. Ma ei tea, kirjuta info@taroakadeemia. Ja ma arvan, et me paneme veel eraldi siia, ma tean, et ma panen siia kirjeldusse need sinu kontaktid ka üles, et ja nii nagu sa ütlesid, selle lingi ka siia. Et nüüd ma mõtlen sellist asja, et no näiteks minu puhul, mul on väga hea kodulehekülje tegija olemas, kes just nüüd need uudiskirjad hoiab ära, kõik sellised asjad, need vastamised ja kui ma Fienta kaudu mingi koolituse üles loon, et siis selle ta siis ka, ta hoolitseb kõik selle eest. Kui teda ei oleks, siis ma ei oskaks. Aga kui näiteks ma tean seda, et seesama numeroloogia kool nüüd, mille kallal ma siin toimetan, mis näiteks kool, mis peaks kestma kas siis 3 kuud, pool aastat, 1,5 aastat, noh, ma toon nüüd, proovin ära tunnetada, mis inimesed meil siin praegu kuulajad on. Et kas ka sellistes osades oled sina see, kes saab aidata seda süsteemi hoida, et lihtsalt see, et kui noh, ettevõtjal on siis juba koduleht olemas ja seal on inimene, kes juba kõiki asju hoiab, aga sina saad siis, kas sa saad aidata seda nagu koolitust, sellist nagu pikemaajalist koolitust luua, seda struktuuri sinna taha? Nojah, et kui see on näiteks, ma ei tea, kas see kontseptsioon on sul näiteks mingid live koolitused või on see rohkem nagu ette salvestatud koolitused. Noh, ette salvestatud koolitused on selles mõttes mugavam, et siis sa teed nagu ühe korra, paned selle asja valmis on ju ja paned koolituse üles on ju, kui noh, see info seal ei muutu ka näiteks, et siis on nagu mugavam, et ette salvestatud on muidugi hea siin näiteks süsteemi panna üles, et jah, luua see keskkond, kus sa saad neid koolitusi osta ja osaleda. Ja sellega saan ka aidata. No nägite, teie, kes te teete, aga siis näiteks ka sellised postitused, ma tean, no ütleme, mina Youtuber, ma ütlen, et üks minu osadest on Youtuber. Kas ka Youtube'i maailmas aitad sina näiteks teha näiteks selliseid short videoid ja natukene rohkem aktiviseerida seda Youtube'i kanalit, sest paljusid asju näiteks mina ei tee, nii nagu ma ütlesin ka, et kui me hakkame salvestama, mina välja ei lõika mitte midagi, et see lihtsalt läheb niimoodi, et ma esiteks ei oska, teiseks ma ei viitsi ka, sorry aga ütlen ausalt, et kas ka sellistes asjades või siis näiteks, ma nüüd küsin mitu asja korraga, aga eks sa siis vastad. Või siis näiteks ma tean, et väga paljud teevad postitusi ja väikseid videoklippe Facebooki. Et ja seal on ka ju mingi turundus, on ju, TikTokid, Instagramid, kõik muud asjad. Kas ka siis sellise meedia asjades sa ka aitad kaasa? Ja noh, seal ongi vaja, noh, seal on mitu etappi. Üks on see, et noh, mingid ideed, mis sa mõtled, eks ole, välja, et millest üldse see teema hakkab, noh, see sõltub sinu ärist, on ju, et mida sa täpselt seal teed. Ja siis on see nii-öelda see realiseerimise osa, et kas sa ise, noh, et siin on nagu hästi palju erinevaid variante. Jah, et saan aidata küll mõelda kaasa ja arutada, et kuidas lahendada nagu. Jah. Okei, siis ma küsin sellist asja. Millistes keeltes sa saad aidata inimesi? Põhiliselt eesti keel, võib-olla inglise keel, et vene keelt ma ei ja muud keeled ka nagu ei ole väga teema. Okei, miks ma seda küsin, sellepärast et teate, eetriväliselt siis Maia susas kogu aeg ingliskeelsi sõnu siia vahele ja siis ma tegin näo nagu ja kõik on nagu okei, siis mingi hetk ma ütlesin, et no mu inglise keel päris tugev ei ole, et siis Maia hakkas korrigeerima, et ma sain aru tegelikult, et sul on väga hea inglise keele oskus.
vähemalt nende sõnadega, mis sa välja ütlesid, mina ei pani mõmm. mm.. Aga sain nojah, kontekstist, sain aru, et siis ma sain aru, et sa räägid väga head inglise keelt. miks ma seda jälle küsin, sellepärast et vaatajaskond on meil ju ka mitte ainult Eestis, et on kuskil mujal ka, et keegi võib-olla tunnetab praegu, et just üks väike selline vahelüli on puudu, et siis Maia näol saate siis kontaktis olla. et ka sinu juurde, kui sa ütlesid, et inimene tuleb minu juurde, siis ei pea olema see füüsiliselt sinu juurde, et sa teed ju ka online'is, põhimõtteliselt sa teedki online'is kõik need asjad, jah, eks ju. jah, jah, põhimõtteliselt jah, et väga ei peagi füüsiliselt kohtuma nagu. jah. ja nii nagu mäletad, siis ameti kolmnurgas oli, kui sul see number 10, mis viitab, et online töö on täiesti 100% sinu teema, siis üks huvitav asi. Sinu edukuse koodis on 2 korda number 5, mis viitab sellele, sa oled hästi õpihimuline, sa oskad keerulisi asju lihtsas keeles ära rääkida. sa oskad mitut erinevat õpitud teemat integreerida nagu noh, ühte vestlusesse. ja kui te oleksite nüüd kuulanud seda vestlust, millest me siin rääkisime enne salvestust, siis ma ütlen päriselt ka, mul on veits isegi kahju, et ma ei pannud salvestama, aga nii huvitav. sa ju integreerisid seda astroloogiat hästi palju, et millest kõigest sa oled oma eluaja jooksul olnud huvitatud? noh, isegi see, et kui sa enam seda teemat ei kasuta praegu aktiivselt, aga mis on need, et vaata, miks ma seda küsin? arvatavasti see, et mul on vaja seda küsida ja see, et inimesed saaksid aru, et sa tegelikult valdad mitut erinevat teemat. ja ma olen, seda õpihimu on küll jah et ma olen õppinud kunagi ammu, ma õppisin ju trükist ettevalmistust ja graafilist disaini. Ja töötasin kirjastustes pikalt, pikki aastaid, et see maailm on mulle väga tuttav. aga siis ma olen ka lihtsalt wanderinud nii-öelda ringi, proovinud erinevaid asju, et toidu teema, noh, mul on hästi palju planeete on 6. majas, Neitsi majas ehk siis tervise ja toitumise ja kogu selle teema ümber tegelikult ka mul on hästi suur huvi, et ma enda peal ka katsetan mingeid asju ja noh, ühesõnaga jah, et selles mõttes jah, et ütleme see, et astroloogia on mul suur huvi, aga noh, ma tunnen, et mul on veel arenguruumi kõvasti kindlasti siin. et põhiliselt ma olen sünnikaartidega tegelenud, noh, enda ja perekonnaliikmete sünnikaartidega, et nagu see on niikuinii mitmekihiline protsess, et okei, sa vaatad selle kaardi ära, aga läheb mingi aeg mööda, siis sa võtad jälle selle välja, siis sa jälle loed mingit seisu, siis vaatad, okei, no normaalne, et paned ära, jälle võtad välja, mõtled, okei, ma seda eelmine kord ei märganudki et ja, et see on hästi sihuke sügav töö, tegelikult aastatepikkune töö, tegelikult on see enda sünnikaardi on. et jah, et see on mul sihuke huvi eluaeg olnud. ja noh, perekonnaliikmete pealt vaata ka lapsed, et okei, et no temal on ju see, no see on see, okei, no selge. et jah, et see nii palju tegelikult loob, noh, tegelikult loob selgust ka juurde, et kui sa ei saa aru, et mis asja ja siis vaatad, okei, no selge, no sellepärast ongi. et jah. sa räägid nii kihvtilt, samamoodi et miks mina numeroloogiasse läksin, oli see, et kuidagi ma väsisin ära natukene sellest väga palju, et ma ei saanud nagu aru, miks inimesed niimoodi käituvad. et see, et nagu mina ärritun ju selle peale, onju, aga ma saan aru, et probleem ei ole inimeses, probleem on ju minus ja siis ka see, et kui ma vaatan, see nii kihvtilt ütlesid, no nii, selge, ja mul on täpselt seesama, kui ma saan inimese sünnipäeva, kuu ja aasta kätte, nii nagu ma sulle ütlesin ka, vaata, enne hakkasin rääkima sinu nendest numbritest, mis sul seal on, siis ma enam-vähem saan juba aru, siis ma tean, et okei, sul on need mingid omadused, et ma saangi aru, et ma ei peagi aru saama sust, noh, näiteks mingitest asjadest ja sina ei pea minust aru saama. et siis lihtsalt on nagu hulga lihtsam, et jaa, selge, noh, siis on nii nagu, mis sa ikka siin jaurad, vaata, lapsel on need omadused, siis see ongi niimoodi, et me ei pea muutma mitte midagi. et hästi armsasti ütlesid ja samamoodi et sa oled sünnikaarte vaadanud, ütleme enda oma või siis lähedaste oma ka mitmeid kordi jälle naased nagu sinna, meenutad, siis ka teie ka, kallikesed, kes te mu kanalil olete, te olete ammu saanud oma need analüüsid, siis palun võtke jälle esile, palun lugege jälle uuesti. selles suhtes, et seal on väga selge plussi-miinuse pooled, siis vaadake, et vaata, seda miinust mul üldse pole. või siis see pluss, et päris lahe, vaata, see number hakkabki kogu aeg ülespoole minema või siis see, et kuskil oled sa maha kukkunud, eriti kellel on suhteanalüüsid ka, vaadake. mina ikka siin vaatan meie suhteanalüüsi ja näiteks ka koostööpartneritega aeg-ajalt, kus kohas mina saan aru,
et noh, ma lähen natuke üle võlli mingite asjadega, et siis ma tean, et tšu-tšu-tšu, Merike, pidurda, et kuule, vau-vau, anna teisel hingata. noh, selliseid asju, sest tegelikult ju kõik on meiega seoses. sest meie ju tekitame mingit energiat ja kõiki muud asju. et mulle väga meeldiski see, et kui me nüüd Maiaga eetriväliselt siin rääkisime, siis Maia kogu aeg susas selline, et no nii, mul ongi vaata päike selles siis majas ja kõik sellised asjad ja siis ma ütlesingi Maiale, et vot see on üks asi, miks ma astroloogiaga ei jätkanudki, et mulle tuli liiga palju informatsiooni, mis on samas on hea. seepärast, et see läheb kogu aeg peensusteni. et kas sa human disainiga oled ka tutvunud? No mul on üks raamat küll siin, mille ma tellisin, aga ma ei ole nagu niimoodi süvitsi läinud, et ma tean küll, et ma olen see manifesteeriv generaator, aga noh, that's about it nagu niimoodi kohe puusalt, et ma peast ei tea neid teisi seise üldse. no väga hea. Ma olen ka manifesteeriv generaator, Mangen vist ütlevad niimoodi selle kohta. ja, aga noh, aga samas vaata, vist numeroloogia oli sulle täitsa uus asi, eks ju? ja sellega ma ei ole üldse kokku puutunud. no vot, ja täna siis sa nägid seda numbrite merd, mida sa sisaldad. ma sattusin nii hooga, siis mõtlesin Maiale ka, et oh, ma unustasin küsida, et kas sa üldse huvitatud oled, aga ma nii kui numbrit nägin, siis ma hakkasin juba jahuma ja jahuma sulle siin neid asju. aga no arvatavasti sa said kinnitust paljudes asjades, nii nagu sa ütlesid ka. jah. jaa. Milline näeb sinu selline üks selline tööpäev välja, mida sa mahutad sinna tööpäeva? kas sa ise oled iseenda peremees või sa allud kellelegi? Ei, ma olen ikka enda. Noh, ongi, et põhimõtteliselt sõltuvalt, et mis mul parajasti on laual, on ju, et mõnikord on kiirem, siis on vaja rohkem tööd teha mõnikord on nagu vabam, siis ma võtan rahulikumalt, et jah, hästi voolav, mu elu on hästi voolav nagu ja hästi, kuna noh, klientide järgi, et jah, et ei ole niimoodi rangelt nagu välja toodud. Aga mis ma tahtsin veel nende astroloogia koha pealt öelda sünnikaartidega, et miks on hea nagu neid nii-öelda uurida, et siis on lihtsam aru ka saada, et mis su tugevused on ja millele sa peaksid nagu just panustama, et kui sa ikka selle matemaatikaga ei tule nagu need reaalained ikka ei tule nagu, et siis vaata, et kus sul on see nagu noh, see sinu teema on ja mine mööda seda, sest et ega sest tavamaailm on ju aina rohkem, praegu on see veevale ajastu, eks ole, kõik on väga ai et sihuke hästi kiiresti areneb, et paljud töökohad ju tekivad ja kaovad jumala kiiresti. et see, et me mingi õpime 12 aastat pluss veel ülikoolis, ma ei tea, 5 aastat on ju ja lähme kuskile tööle ja oleme seal elu lõpuni tööl. No see enam ei ole eriti reaalsus paljude inimeste, noh, ütleme enamuse inimeste jaoks see tegelikult ei ole reaalsus, on ju. et ehk siis me peame aru saama, et me peame kogu aeg nagu kohanema, muutuma ja siis on üliülioluline, et leida see enda nagu see tegelik kutsumus või olemus, sellepärast et kui sa ei tee seda nagu hingega, siis raske on, siis tuleb mingi laine jälle ja viib sind ära, on ju, et see on nagu tegelikult hästi oluline, aina olulisemaks nagu läheb, eriti aja edenedes nagu. Et selgitada välja see enda tugevus ja mööda seda nagu liikuda. ma olen täiesti nõus sinuga, väga hästi ütlesid seda. miks ma ka seda hingemissiooni alati rõhutan, et kui te saate aru, mis on teie hingemissioon, miks hing tuli teie käe sisse neid kogemusi saama, siis selge pilt ka kohe, siis sa juba saad aru, et sa pead sellega kooskõlas olema. just see veevalaja ajastu. tegin just paar päeva tagasi veel sellise video ja plaanin siin veel teha paar sellist räigemat videot. kõik, kus ma siis seostan astroloogia, numeroloogia, need planeedid ja numbrid. seepärast, et praegu on tõesti, et lihtsalt hoidke oma kelgust kinni ja hoidke kogu aeg kõvasti kinni, et maha ei kuku, seepärast et action'it on mingisuguse augusti keskkuuni. et see, kui te tunnetegi, et midagi, mis enne toimis, siis praegu ei toimi, see on täiega okei. meil kõigil praegu mingid lained laksuvad siin, nii et minu meelest on mega lahe, et selline sa nii lahedalt rääkisid, lihtsalt ma praegu nagu kuulasin kohe nagu sellises ema rüppes või suure õe rüppes neid asju. tahtsin seda veel ütelda, et siin edukuse koodi keskel on see number 3, aga mäletad, see tulenes sealt 21-st, mis tähendab seda, et sul on nagu hästi lai maailmavaade ja see, et nagu maailm kutsub sind ja just sellest Youtube'ist ja asjadest rääkisime ka. ma ei mäleta, kas sa vastasid ka sellele küsimusele, et just see Youtube'i asjas, et kas sa ka Youtube'i osas valdad, kas sa saad ka seal näiteks olla toeks mingites asjades? näiteks teha pikkadest videotest näiteks short videoid või mingit ja asja ikka saab. Jah. et ühesõnaga ka see asi on okei.
Mhm. Okei. Kuidas sinu kliendid tulevad sinuni, kas läbi nagu, kuidas on, issand, rääkimisega teineteisele edasi või? Või Jah, kuidas? pigem nagu läbi kuidagi tutvustaja nagu Mhm. leiavad mind. Ja vaata, kui huvitav, mis meiega nüüd siin juhtus. Ma ütlesin sulle ka enne, kui salvestama panime, et nüüd ma saan aru, Maia, miks sa tulid nagu minu juurde. Ta hakkas ju kõik läbi. Vaadake, kuidas universum sätib neid asju kokku. Mitte midagi pole juhuslik. Mina ostsin need kaardipakid mingi aeg, pool aastat tagasi umbes, siis hakkasin neid näppima, panin kogu aeg arvuti juurde. Kui ma tegin seal oma kontoritoast teen videoid, siis ma kogu aeg näpin neid millegipärast. Kogu aeg võtan selle ühe kaardipaki, muudkui näpin. Ja mingi aeg mõtlesin, oo, davai, ma näitan neid kaarte. Ja kõik, kuidas nagu üks asi viis teiseni, et nüüd siin me oleme. Et sinu sees vaata number 3, mis see 21, siis see ka viitab sellele, et tegelikult sa oled hästi sinna loov, oskad ka nagu, kuidas, sa tuled tegelikult väga hästi inimestega toime, nii nagu sa praegugi, kui sa hästi räägid sellest, no astroloogiast sa rääkisid ka just see veevalaja ajastu ja ai ajastu ja täiega, sa tajud ise ka, sa oled täiega action'isse on ju. selline nagu, ja see on mul sihuke veits sihuke love and hate nagu, et mingitel hetkel ma tunnen, et ma ei taha üldse nagu, et mhm. tekib mingi sihuke plokk, et liiga palju. Ja siis mingitel hetkedel ma ärkan hommikul üles ja mõtlen, nii, peaks seda seisu nüüd vaatama täpsemalt. võtan kõik raamatud välja, hakkan uurima selle kohta, et jah, on küll niimoodi. ja 7 elude numbrina viitab ka sellele, et sul on väga tugev intuitsioon ja aeg-ajalt võib-olla sinu kõige lähedasemad tunnetavad seda, et sa oled aeg-ajalt väga kummaline, sest 7 on ka Sherlock Holmesi energia. noh, mul on 7 edukuse koodis kolm tükki, siis mina olen üldse kuu pealt alla kukkunud, sellepärast et vahepeal lihtsalt käid tuima pilguga, kogu aeg mõtled mingeid oma asju, vaata, paned mingeid süsteeme kokku, kindlasti tajud ise ka ja siis mees tuleb võib-olla tuppa mingi nagu, et Maia, mis sul viga on? Rahu, rahu, ma siin mõtlen oma asju. Sa kindlasti oled tajunud, et kuidas sus on sellist mingit müstilisust, et see 7 elude number viitab nagu sellele hästi palju. ja ega mul on jah, perekonnaliikmed öelnud, et ah, et ma ei saa küll aru, mis sa teed, aga ju sa siis tead, mis sa teed või noh, et tee siis edasi. et jah, on küll seda ja kas sa oma elus palju oled liikunud või reisinud või sellist asukohta ka vahetanud või pigem mitte? mm,. Ma ei ole kuskil pikalt nagu elanud niimoodi. küll aga ei no reisinud, noh, sõltub ilmselt kellega võrrelda, on ju, et kui võrrelda inimesega, kes on ainult korra Soomes käinud, on ju, siis, siis ma olen, aga mingite staarreisijatega võrreldes ma ilmselt ei ole nagu, et noh, keskmiselt ma arvan. ja ma tegelikult pigem mõtlesin siis selle peale, et see elude number 7 on ka selline suht liikuv, Mm. füüsiliselt liikuv, et pigem vaata võib-olla selline, kas vahetusõpilane oled olnud või mingi kuu aega oled õppe pärast olnud kuskil näiteks teises linnas kui kodulinnas ja vot sellist nagu väikest kardinaalset sellist muutust. ei pruugi Mm. olla. ei, praegu nagu ei ole. Samas, et mulle meeldib asukohavabadus. Mhm, et mulle meeldib, et ma võin kodus teha asju, aga samas, kui ma tunnen, et ma lähen välja, siis ma lähen nagu välja nagu enda impulsi pealt, et mina tunnen, et ma tahan minna välja, mitte et mul on kohustus minna, noh, a la tööle minna. Et mhm, sellised rutiinsed mingi minekud, see ei ole nagu minu teema, et pigem, et ma lähen kuskile, siis see on nagu pidu, see on nagu äge, see on nagu, ma lähen nagu sellepärast, et kogen nagu midagi ägedat, et mhm, seiklus. mhm. et jah. jah, vot siin ongi need 5 ja 7 siis niimoodi mängivadki. 5 on hästi hea suhtleja. just see, et sulle meeldib koguda informatsiooni, vaadata, integreerida ja selline ja just täpselt oma tahtmiste alusel, nii nagu sina tahad, sellepärast et 7 tahab olla selline väike koopa inimene aeg-ajalt ja see number 8 sinus ka, sinu sünnipäevast, mis tuleb, sul on küll 26 see, aga seal on ka hästi palju sellist intuitsiooni ja voolavust ja kõike noh, hea nina ka kuna ametikolmnurgas oli sul ka 8, siis mõtlesin ja noh, teadmiseks igaks juhuks teile, et selles suhtes, et Maial on 3 korda ka 18, väga paljud, kes on olnud siin kanalil juba pikemat aega, siis teate, et see on väga selline hea esoteeriline vaist või ma ei tea, esoteerika maailmas, see ei tähenda siis nagu mingit nõidumist, maagiat, aga pigem see, et ma üldse ei imesta, et sa tarokaartidega kuidagimoodi seotud oled, kuigi sa oled seal taustaks ja see, et kuidas sul astroloogia lihtsalt jookseb, nagu saad aru, võtaks tass teed ja muudkui ka räägid sellest, et see on nii üks sinu nagu normaalsus, ütleme niimoodi. et vist küll jah. jah. et jah, juba väiksest peale tegelikult mul oli nagu seda noh, tunda, et mind huvitasid sellised asjad, mis ei olnud nagu ainult käega katsuda ja et Mhm. kuidagi sihuke.
jah, et mingid tasandid olid nagu veel, et see, et isegi kui sa oled väike laps, siis sa ka tajud nagu, et nagu midagi on nagu veel või et see ei ole päris nagu tavapärane, onju. jah, Mhm, et seda ma olen küll, et see kindlasti jookseb minu elust läbi nagu joonena. jah. mhm. ma kujutan ette, et see aitab sul tegelikult ka klientidega suhtlemisel, et sa nii palju ka, kui sa nüüd natuke mõtled selle peale, kui kliendiga hakkab see aktiivne tööprotsess, siis tegelikult sa oskad teda juba sealt ridade vahelt ka hästi palju nagu juhendada, sa tajud kuidagi informatsiooni, mida ta tegelikult tahab, aga ta ei oska nagu välja küsida seda. mul on selline tunne, et sul on see. jah, eks seda inimesed ise tajuvad, et kui palju ma, aga jah, on küll olnud. jah. ja see on nii nagu tarokaardi juurde, tarokaardi lugeja juurde lähed, siis noh, klient peab ju küsima, vaata. tarokaardid armastavad, kui küsitakse konkreetselt, et tal on lihtsam nagu ütelda, aga siin mul ise oli alles, ma olin ise kliendina ühe tarokaardi lugejal, siis ma nagu mulisen ja mulisen seal, vaata, ta ütleb, et oot-oot-oot, mis see küsimus nüüd on? ma ütlen, et okei, no äkki aitad nagu, vaata. aga kliendina on siin nagu väga keeruline, et vaata ikkagi seda, et sa kuidagi ka kindlasti tajud, et kui klient tuleb su juurde, siis ta hakkab hullult niimoodi siis ma teen seda ja siis ma teen seda ja siis ma teen seda ja siis ütled, oo, no nii, mis me hakkame kuskilt pihta nagu, onju. see on siis nii. jah, et just, et kuidagi nagu struktureerida ikka seda protsessi, et see ei ole päris sihuke all over, noh, et laiali kõik kohad täis. ma ütlesin, Maia, sulle, et ma arvan, et peale salvestust me veel vestleme, aga vot siin on see selline, selline naine nüüd olemas sinu elus, et vaatame, kuidas läheb. ma ütlesin ka Maiale, et me arvatavasti teeme koostööd, et vaatame, kuidas läheb ja samal ajal siis, kui Maiaga vestlesime, ma muidugi liitsin kohe meie edukuse koodid kokku. et teate küll, on ju, kes on vestlusõhtutel käinud, ega siis meil tuleb kusjuures 2 abilist nüüd siia maal, kus me nüüd elame ja siis üks on Eesti neiu, üks on soomlane ja siis see eestlane siis reageeris mu video peale. ja siis ta ütles, et no muidugi sa tahad kindlasti sünnipäevakoodi aastat saada. ma ütlesin, et loomulikult et kõigepealt vaatasin kõik numbrid, ma ütlen, okei, see, noh ja nii edasi. no siis mulle on see väga oluline. aga kui sina näiteks koostööd teed inimestega, kui sa oled ka astroloogias selline noh, ikkagi sa jagad seda päris hästi, minu meelest isegi väga-väga hästi. et kas sa ka vaatad oma pikaajaliste klientide suhtes ka näiteks nende astroloogilist tausta või mitte pigem? no ma päris nagu ei sunni neid nagu mingi, ma ei taha sünnikaarti lugema, aga ma küsin ikka loomulikult, et millal nad on sündinud, mis nende päike on, onju. Mhm, ja mis loomaaastal nad on sündinud ja kõik nagu natuke nagu kombin neid. aga noh, ikkagi põhiliselt noh, ikka tunnetus on see, et mhm, see tunnetuse see spekter nagu moodustub sellest, et mõnikord on isegi niimoodi, ma tunnen, et mõne inimese energiat ma nagu ei taha lugeda või noh, nagu mõnikord on niimoodi, et sinna ma ei taha minna, et see on nagu et see on sihuke veider, et jah, et see mõjutab kuidagi nii palju või nagu no tegelikult ma ei taha sinna sohu minna veits nagu, et jah, et aina, mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma nagu hakkan märkama. ja võib-olla see on ka see põhjus, miks ma väga ei taha nagu teistele mingeid lugemisi või asju teha, et ma pean nagu töötama läbi seda nagu natuke ikkagi nende mõju. ja see ei pruugi alati olla kõige noh, nagu ma tean, et mind lihtsalt mõjutab see hästi palju, et ma ei ole nagu niimoodi, et mingi, et mida iganes nagu, et ma isegi kui ma olen suures seltskonnas inimestel, ma lähen mingile üritusele, seal on niisugune kompott onju, et sa oled nagu nagu sa seal jankasupi sees keed seal onju, et nii. selle jalkasupi juurde jäi Maia. jah, just, et ongi, et noh, et sa oled nagu seal supi sees ja kõik inimeste energiad ja kõik nende mõtted ja tunded ja kõik need kompotid on seal koos ja siis sa oled selle sees ja siis et tunneb, noh, mingi hetk ma tunnengi, et okei, et ma tahan nüüd välja tulla, et kes nüüd mina olen, et mul on hästi lihtne ennast nagu ära kaotada teiste inimeste kogu selles värgis nagu, et ma olen nagu seda tüüpi, et seda ma olen õppinud ja mõnikord ma tunnengi, et nii raske ja vastik on olla, aga see ei ole üldse minu teema võib-olla nagu. Mhm, et jah, et enda elu lihtsamaks teha, on vaja aeg-ajalt ikkagi minna ja taastuda ja nagu iseendaga kontakti luua. mhm. see on hästi täpselt nii. oluline. ja see on seesama, see 18, mis su sees on, kuna sul on neid lausa 3 korda, et teie ka nüüd minge vaadake oma sünnikaarti, kes te olete tellinud kirjalikku või siis suulist, vahet pole, mis versiooni te näete seda oma sünnikaarti. ja kui sa ei ole tellinud, loomulikult selleks on nüüd hea aeg minna sinna numbritekeel.ee ja vaadata endale sobivam pakett.
et see 18 võtabki väga nagu, kuidas ma ütlen, alateadlikult, kui sa ei oska ennast nagu kaitsta või hoida nagu koos, siis sa lihtsalt lähedki ja see, mis on 18-ndatele väga omane, on see, et te võtate teiste haigusi, et võib tulla mingi tohutult, mingi täiesti kummaline lambiantsu mingi värk ja sul oli üks näide ka. täpselt ongi, et mõnikord ongi täitsa nagu füüsilised mingid sümptomid ja arusaamatu ja käid arsti juures ja kõik on niimoodi kõik on okei, nagu, et milles probleem, noh. aga ikka ise oled nagu tunned, et ja ongi ja siis jah, siis tuleb tegeleda jälle, et nagu ennast saada tasakaalu, siis kaovad nagu ära. Täpselt nii. Jah, siis 18 on tegelikult see, et vot kui need haigused tulevad ja kõik muud asjad, et ei oska vaata ennast kaitsta väga hästi, siis kogu aeg sulle nagu antakse viide sellele, et noh, tegele endaga, tunneta ennast, õpi ennast tundma, õpi. noh, mõni ütleb ka siin, ma tean ka, siin on osad kommentaarid olnud, et kas peab alati ennast kaitsma? no ma ei tea, mina küll kaitsen, no vaadake. no lihtsalt täiesti tavaline tiigrikutsu mul siin sõrmes. mis see mulle teeb? no tiigrisilm on see, aga no mis ta mulle teeb, ta lihtsalt see, et esiteks ta meeldib mulle, ma panen ta peale ja miks ei. et samamoodi ka teie ja näiteks see, kellel on sünnikaardis 18, siis soovitan mina siis, ma olen lihtsalt uurinud numeroloogiat nii palju ja natukene seal muid asju ka juurde, et näiteks mingit rahaamuletti või soovi täitmise amuletti, mingit asja. naised saavad seda igale poole panna, mehed samamoodi, kanna kasvõi taskus. on igasuguseid asju, mida saab panna, et kõik on uskumuses kinni. ma olen väga tänulik sulle, Maie, et sa nii palju ja nii mõnusalt, nii voolavalt kõiki asju nagu jagasid, et see on nagu suurepärane ja muidugi nüüd vaata, Maiakene, nüüd ongi see lugu, et ma pean kähku ise selle asja ära tellima, selle kaardi, ma ei teagi. et oodake veidikene, ma kõik teen asjad siin ära. Apollo netipoest saab seda ka, eks ju, nagu ma aru saan. ja Apollo netipoest saab ka. ma võin otsida sulle lingi. ma arvan, et ma tee leian. hea kiirem teenus mulle. ja siis ja tegelikult kuule, miks mitte, et kuna sa oled nii kiire nendes asjades, et sa teed ka need lingid kaartide osas. sa ütlesidki, et see tellimine sooduskoodiga numbrite keel, eks ju. Ma Just. panen siia kirjelduste alla ja kui nüüd keegi soovib sinu kui, kes sa nüüd olid ametilt, mis su töö oli, meedia, ei Turundaja. turundaja, no vot, kes vajab nüüd, tunnetab, et seda turundusabi on vaja, et siis võtke see info @taroakadeemia.ee vist oli see, on ju, aga kui soovid, siis paned mingisuguse, näete, kuidas Maia juba töötab samal ajal, jah? jah, ma ostsin sulle seda kaartide nii, juba nii leidsin. toimetatud, juba toimetatud tüdruk. et paneme info kõik siia alla ja minu meelest väga mega vahva kogu see protsess, et meie jääme Maiaga natuke siia veel lobisema. vaatame, kuidas me saame üksteist aidata. aga sa võid siia, väga hea. ja siis ma pean siit ära copy paste ima nad. chati panin lihtsalt, jah, sest kui ma panen butiigi kinni, siis see kaob kuskile ära siia või tuleb mul sinna kõrvale vestlustesse. jah, ma võin saata ka mujale, kus iganes me saame edasi öelda. ja näete, niimoodi ta opereerubki, jah. samal ajal räägib sinuga jutu, aga silmad juba jooksevad ekraani peal. mitu ekraani sul ees on? no praegu on üks, ma tulin teise tuppa. muidu on 2. ta räägib nii tavaliselt, nagu mul on kodus 2 kulpi näiteks. no jah. nii ta on, elu. aga suur tänu sulle, Maia, ja vahvate kohtumisteni sinuga avalikult. ja hüppake sinna ja tellige endale see vahva komplekt. et 2 kaardipakki ja siis oli kalender. jah. ja numbrite keel nime alt. ja kusjuures teate, kasutan praegu seda eetriaega ka veel selles osas ära, et numbrite keel sooduskoodiga on Million Mindsetis raamatute tellimise see koht, et pange ka numbrite keel, minu meelest ka suured tähed. et kasutage seda ka ära, see on aktiivne siis, kuidas meil oli jutt kuni surmani, nii et ma ei tea, kui pikalt on see aktiivne, nii kaua kui tooteid jätkub. jah, nii kaua kui tooted jätkub. no vot, kes esimees, vot kommenteeri, kas sul on see komplekt olemas juba ja näiteks teie kommenteerige, kes näiteks kasutavad igapäevaselt seda ja millist kaarti tahaksite, milliseid kaarte tahaksite näiteks Taro Akadeemialt veel saada? miks mitte? ja vabalt võib anda sisendit, et mida väga hea mõte kusjuures, et kuidas lihtsustada või mis aitaks näiteks paremini tarosid õppida. et ma saan tegelikult teha tooteid vastavalt sellele, et nagu nõudlus on.
ja kusjuures vaata, meil oli eetriväliselt, no näed, jutt ei lähe veel otsa, sellepärast et nüüd tekkisid mingid küsimused, ma arvan, et need on kellegi kuulaja küsimused, mis mul sisse jah, tulevad. Et meil oli juttu, et sa ütlesid, et soome keeles tahaksid neid teha, on ju, et oli mõte ja siis ma ütlesin ka, et aga kuule, anna minna, mul on soomekeelne kanal ja seal saaks edasi rulluda. aga kas sa inglise keeles ka neid näiteks tahaksid teha? mitte siis tahaksid, aga näiteks teie nüüd, kes te olete seal teisel pool ekraani, ma tean, et mul on endal hästi palju olnud nüüd kogemust just Austraaliast, Inglismaalt. on sealtmaalt siis eestlased, kes elavad juba pikemat aega, on oma elukaaslastele, tuttavatele tellinud ingliskeelseid analüüse. et kui keegi näiteks soovib tulla Maiaga koostööd tegema selles osas, et näiteks ingliskeelsed sellised õppekaardid, minu meelest on see nagu mega-mega huvitav, võib-olla on juba olemas seal kuskil, kus maal te elate. ja seal tõenäoliselt on olemas. Ingliskeelsel turul on tegelikult neid päris palju, et pigem just sellised keeled, mis on nagu spetsiifilisemad. Vene keel, india keel, no ma ei tea, ma niisama ei, küsin tahtega. ma ei tea jah selle kohta, et aga ilmselt saame peab minna. vaatama. no aga tegelikult ongi see, et see, mis teil nüüd endal tuleb mõtteks, siis ma arvan, et Maiaga saab kõike jagada ja pange pead kokku seal ja egast midagi. Tšauki, tšau, Maia, aitäh. ja, Tšau, tšau, tänud. aitäh.